Summeri ehk Indrek Raadiku peres on uus lemmik, dalmaatslane Pepe. Eelmine oli dalmaatslane Pipi, kes aga hiljaaegu vaid 6-aastasena vikerkaare taha läks. Kurbus oli suur ja pere tegi hüvasti jätu video. Mille peale koerakasvataja kirjutas, helistas, ütles, et tule läbi. Et mul on mõned, kes võivad võib-olla see südamevalu ära võtta. Ja siis me taga kahekesi poisiga läksime seda kõige nooremaga ja tulime selle Pepekesega tagasi. See nagu päeva pealt? No ütleme nii, et paljud koeraomanikud, kes on nagu sõbra kaotanud, ütlevad, et see on võib-olla kõige parem leevendus. Aga miks sa just dalmaatslasi pooldad? Ma ei teagi, ütleme nii, et see eelmine valik oli, kui me Pipi võtsime, ma isegi ei tea, miks me selle võtsime. Et meil oli seal tegelikult oli ka veel Austraalia lambakoer oli laual ja millegi pärast lõpuks jäi see dalmaatslane ja ta tundus nagu siuke sõbralik ja sportlik ja siis kuna mul meeldib endal ka nii-öelda sporti teha, siis tundus nagu õige valik. Tänu Pipile, räägib Indrek, õnnestus tal ka Ironman läbi teha, kuna käisid koos igal hommikul jooksmas. Pepega veel jooksmas käia ei saa, ta on alles 11-kuune. Kuna Pepe on nüüd isane koer ja isased koerad kasvavad suuremaks, siis tegelikult on see, et kuni aastaseks saamiseni temaga väga pikki jalutuskäike ja jookse ei tohigi teha. Sul on 4 poega, kas nemad ka spordivad? No kõige vanem on nüüd tänaseks juba üliõpilane BFM-is, aga teised kaksikud on 14-aastased, nemad on e-sportlased, nagu ma ütlen. Nad istuvad kodus arvutidega ja telefonides. Aga 12-aastane tema on selline jalgpallur, kes on öelnud, et tema tahab professionaaliks saada ja välja teenida Eesti koondise särgi. Et eks näis, kuidas läheb. Nooremad poisid esialgu Pepega hästi jalutada ei saagi. Kuna ta on ikkagi hästi jõuline koer ja suur, et ütleme nii, et mul on endal kõlad vahest ka läbi käinud, et raksatades, kui hüppab ikka päris suure hooga. Et isegi kui ta rõõmust nii-öelda peale hüppab, siis see võib päris halvasti lõppeda. Lapsel eriti. No just. Aga ma arvan, et kui sinule peale hüppab, sa võid ka siin niimoodi ära ehmatada. Sõna ei taha ka kuulata, ehkki koerte koolitunnistuse sai kätte. Kuna mina augustikuust hakkan valmistuma talisupluse hooajaks, mida ma kodus läbi ise viin oma jäävannis, siis me ikkagi hommikuti käime hästi varakult jalutamas. Indrek jõuab palju. Jäävannis suppelda, päevatööd teha, perega tegeleda ja tänavu veel eriti tuberkuloitidega tuuritada, sest ansambel saab sel aastal 35. Indrek on üks 2 asutaja liikmest. Tegelikult jah, et päris esimesest päevast on nagu 2 liiget, mina ja Alar Aigra, et teised tulid natukene hiljem. Käesoleva aasta jooksul üritavad nad esineda kõikjal Eestis, kus aastate jooksul on üles astutud. Eks tema on üks süüdlane ka, et ma neid asju jõuan, et minu päev hakkab kell 5 umbes pihta, siis me taga siuke tund, võib-olla natuke peale jalutame, jookseme või teeme igasuguseid trikke ja siis on jäävann ja tööle ja nii see eluke veereb. Uskumatu. Ma mõtlen just seda varahommikut. See on tegelikult hästi mõnusalt harjutatav. Kui me Pipi võtsime, ega ma siis ka ei olnud see inimene, kes hommikul üles ärkaks. Pigem oli nagu see, et viimase sekundini ja siis tööle. Aga ühelt maalt see jääb kuidagi sisse ja siis on juba see, et sa ei tunne ennast hästi, kui sa seda hommikust tunnist ringi või liigutamist ei tee ja seda jäävanni. Praegu on ikka niimoodi, et mina jõuan tööle, ma olen juba selline elektrijänes. Teised võtavad kohvi alles ja ärkavad. Dalmaatslane on väga peresõbralik, aga mitte valvekoer. Ei tea, ka seetõttu ongi neid Eestis Kennelliidu andmetel vaid 854. Kui peakski mingisugune varas või keegi tulema, et siis võib juhtuda nii, et ainuke asi, mis varga juhtub, on see, et varas saab näo puhtaks. See on võib-olla selline üks kõige mõnusamaid asju, et olenemata jah, et kuidas sul päev on läinud, siis sa tead, et kui sa koju jõuad, siis see tüüp võtab sind rõõmsa näoga vastu.